Teeme siinkohal saatesse väikese pausi ja jätkame taas mõne minuti pärast. Tere tulemast tagasi, Nurgakivi jätkab ja saate teises pooles on meil külaskäik Tallinna Ehituskooli, nii et erilist tähelepanu ma palun neilt lapsevanematelt, kellel lapsed sel aastal põhikooli lõpetavad ja hakkavad endale valima eriala. Ning saate teises pooles, nii nagu ikka ka aiandusnurk, kus nõuandeid jagab Ene-Li Käger. Olge meiega! Nii nagu meie Flügeri värvikoolis oli täna viimane õppetund, nii ka kõigis teistes Eestimaa koolides hakkavad õppetunnid varsti läbi saama ja pease koolivaheäkki läbi ei saa ja uuel õppeaastal peavad väga paljud noored endale hakkama valima eriala. Nurgakivi on ehituse poole natukene kaldu ja seepärast oleme taas siin Tallinna Ehituskoolis, et uurida, milliseid ameteid siin on võimalik õppida. No õppetöö Tallinna Ehituskoolis enne jaanipäeva ei lõpe. Meil käib iga päev siin selliseid huvitavaid üritusi ja näiteks tänagi oli meil ettevalmistus grillfestile ja mis hetk tagasi alles lõppes, et valmistume siis natukene ka võistluseks koos teeninduskooliga. Mõned rühmad on veel majas harjutamas, aga väga palju rühmi on läinud juba ka ettevõttesse praktikale. Aga eks nad jõudumööda tulevad tagasi ja hakkavad oma otsi kokku tõmbama. Aga nüüd heidame pilgu järgmisesse aastasse, et uued õpilased on tulekul. Paljudel juba on selge, et nad tahavad siia majja tulla, aga ikkagi mida Tallinna Ehituskoolis on võimalik õppida? Meil on siis võimalik õppida traditsioonilisi erialasid. Meil on olemas tistler puidu valdkonnas, meil on siis puitkonstruktsioonide ehitaja, meil on viimistleja, meil on kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja ja paigaldustööde elektrik. Ning restauraatorid minu teada ka ikka toimetavad siin majas. Need on siis meil sessioonõppijad ja meil on siis väga põnevad erialasid. Meil on restauraatorid, CNC-pingi operaatorid, meil on pehmemööbli valmistajaid ja sellest aastast on ka hästi põnev sügisest nüüd uus eriala. Meil on siis maastiku ehitaja. Üks asi on loetleda üles kõik erialad, mida koolis on võimalik õppida, kuid palju parema ettekujutuse kooli toimimisest saab siis, kui oleme kursis ka sellega, mida õpilased siin õppetöö korras teevad. Eelmisest aastast alates oleme proovinud siis rakendada sellist asja, et õpilased saavad ehitada nii-öelda päris asja. Ehk siis kaks varianti, kas ehitatakse koolis midagi valmis lõplikult ja see leiab endale lõpuks kodu või õpilased lähevad kooli territooriumilt välja ja heategevuse korras siis aitame näiteks lasteaeda, siin Lepatriinu lasteaed või puuetega inimeste koda, kus poisid said toimetada. Aga praegu ka õue peal me nägime, et siin on üks nii-öelda valmis maja moodul. See on üks osa suuremast asjast vist? See on nüüd nagu väike edasiarendus sellisest projektipõhisest õppest, et see on saunamaja ja selle suur eelis on nüüd see, et seal leiavad rakendust erinevate moodulite õpilased, alates siis puitkonstruktsioonide ehitajatest, elektrikutest, plaatijatest, lavaruumide ehitus, avatäited, katusekatjad, et me katame ära päris mitu moodulit selle ühe maja raames. Tallinna Ehituskooli on võimalik siis dokumente füüsiliselt tuua meil jaanipäeva järgselt siia koha peale, aga elektrooniliselt on juuni algusest võimalik juba saata meie kodulehele ja kogu informatsioon on meie kodulehel tallinnaehituskool.ee. Niisiis, kallid noored, kes te mõtlete, otsustate, millist eriala õppida, millisel erialal järgmisel sügisel jätkata, siis tuletan teile meelde, et ehitajaamet on läbi aastasadade olnud au sees ja miks mitte otsida ja õppida endale selline eriala, mida kõik vajavad.